ettekanne. Kui teil oleks nüüd küsimusi või teemasid, millele eeskätt looduskaitse seltsist, et palusite ettekannet, äkki teil on mingeid küsimusi või arutelu teemas? Jah. Mina Irja Alakiri ja mina teeksin nüüd küll ettepaneku, et meil siin linnavalitsuse esindaja, linnaarhitekt, kas Indrek Kuusk on ka siin? Lubas tulla rahandusosakonna peaanalüütikaga, ma vist teda ei näe praegu. Aga Jirši Kintera on siin mitmesuguse kogemusega, mitmetes ülikoolides õppinud ja oma kõrgeima kraadiga Tartus omandanud, et kui me tooksime siia mõned toolid ette ja siis professor Kalev Sepp ja Karoliina Sirel, kes on teinud Sanatooriumi pargi kohta oma töö, et annaksime sõna ka Karoliina Sirelile ja tal on väga hea tugiisik siin kaasas, tema bakalaureuse töö juhendaja Kadri Maiko, Kalev Sepp, ole hea, tule siia, emeriitprofessor Astrid Saava, palun. Teeme nüüd ühe tõsise arutelu ja Hans, mul on nüüd küsimus, kas annaks enne veel sõna Karoliina Sirelile, kes teeks konkreetselt Sanatooriumi pargi kohta ühe väga lühikese esitluse. Siis kui Karoliina hakkab rääkima, siis korraks veel keeratke nägu ekraani poole, palun. Seni kuni Karoliina paneb oma masina käima, ma ütlen veel ühe teate. Eile oli Tartu linnavolikogu koosolek, vaid istung ja sellel istungil esitati ka üks eelnõu ja see eelnõu oli selline, et suurendada Tartu linna inimeste ja teadlaste ja linnaametnike teadlikkust Tartu Sanatooriumi pargi väärtustest ja nimetada Raja tänav alates Riia tänavast Tervise tänavani Oskar Kallase nimega. Selline lühikene teade. Sa võtad siin jälle siis suhtlemine kõigi tähtsate isikutega. Toomas Muru, ole hea, tule ka siia poole. meie otseselt ei saa mingeid otsuseid teha. Kas mida siis kaitsta või mida siis jätta.
kus osa sellest pargist ei kuulu omavalitsusele ja need otsused, et seda ala lasta detailplaneerida tegelikult tehti juba ammu. Ehk meil on omanik, kellel on kehtiv detailplaneering, tal on ehitusõigus ja tal on see õigustatud ootus, et ta saab sinna midagi ehitada. Sisuliselt sellest olukorrast ainukene mõistlik valjapaas on, et kohalik omavalitsus ehk Tartu linn leiab piisavalt rahalist ressurssi ja austab neid muude valjad. See on tegelikult nagu ainukene lahendus. Aga see on nagu väga lihtne öelda ja kindlasti on see üks võimalus, mida saaksid meie poliitikud teha, aga seda ressurssi leidmine on selgelt volikogu otsus. Seda peab tegema volikogu ja volikogu alati kaalub väga erinevate huvide vahel. Ehk siin, kui linn investeerib selle raha selleks, et ta ostaks osa sellest pargist endale tagasi, see tähendab, et mingid muud asjad jäävad tegemata. Minu hinnangul, minu positsioon ei võimalda öelda, kas see oleks nagu õige otsus või vale otsus, sest tõepoolest meil on ju väga erinevad linnahuvid ja need on kõik kuidagi olulised oma kitsalt vaatenurgast. See saaga natuke sarnaneb sellega, mis juhtus Ihaste Ratsabaasi naabruses. See on umbes sarnane olukord, kus osa sellest Ihaste pargist oli ka juba ammu 90-ndatel saanud eraomandis, omanikul jale oli ootus sinna midagi ehitada, minu arvates lõpuks seal Ihastes see lõppes veel sellise nagu mõistliku kompromissina, et see omanik sai osa sellest oma punktist hoonestada, aga teine osa jäi siis linnale kasutada. Minu arvates nende konfliktide juurpõhjus on tõepoolest 90-ndatel, kus neid erastamisi ja mahamüümisi tehti. Kuidas sellest valja saada on järgmine. Seal on teine võimus ka, et maa vahetus, see välja ostmine teine vahetus. Vahetus on ka. Jah, et norra, jah, tal on huvi ehitada. Kas kõik kuulevad? Ei tea, kaks võimalust, välja osta või maa vahetada, rohkem ei ole. Ma olen nõus lihtsalt jälle Eesti omavalitsuste seis on selles vaatenurgas palju halvem kui näiteks Skandinaavias. Me võrdleme tihti ennast Helsingiga või Stockholmiga. Nendest linnadest kohalik omavalitsus omab suur linna territooriumis päriselt. Ehk seal, kui sa oled hundi omanik, siis sinu otsustusvõimus on palju suurem. Meil Tartus on tegelikult vabad kruntid, kuhu saab midagi ehitada väga vähe. Mõned on, näiteks Jaamamõisa tagune, mõned on, aga uldiselt on neid väga vähe. Aga Irja, te volikogus arutasite ka mingil määral seda kompenseerimist, mis seal räägite? Jah, volikogus on olnud sanatooriumipargi teema 3 korda istungil ja on tehtud päris mitmeid ettepanekuid ja väga häid ettepanekuid, võttes arvesse seda, mida ütleb planeerimisseadus, võttes arvesse seda, mida ütleb kõrge avaliku huviga alade omandamise seadus, mida ütleb looduskaitseseadus ja on planeerimisseaduses ka säte, et kui planeering on vananenud, põhimõtted ja arusaamised keskkonna olulisusest on muutunud, siis seda planeeringut on võimalik tühistada. Kahjuks volikogu koalitsioon ei ole olnud julge otsuseid tegema. Nordecon on
niisuguse poole kompromissi peale juba nagu olnud valmis minema, aga kahjuks jah, nagu seda head pargikaitset ei ole saavutatud. Ja kui võtta ette Tartu linna kaart, siis see piirkond on praktiliselt ilma parkideta, kõige vaesemas olukorras rohekeskkonnale ligipääsemise suhtes, kui sealt 1/3 kohe elamumaaks määrata, mis tähendab teed, juurdepääsuteed, kõiksugused kommunikatsioonid, see vana pargi osa, mis nagu kopsukliiniku ümber jääks, kui võtta teine pargi osa maha, siis tuuled hakkavad räsima seda ja murdma, nii et seal on väga palju keskkonnaargumente. Nii et need tuleb jälle ja jälle lauale tõsta. Ja vaat siin ootaks linnaametnike väga positiivset arusaamist, mis on rohealade tähtsus, aga võib-olla professor Astrid Saava ja professor Kalev Sepp avavad seda osa palju paremini veel. Jah, seal on detailplaneeringu kehtestatud 2005 kehtestati kabineti vaikuses. Jah, on öeldud, et on küll keskkonnasõbralik, et seal protsent on 20 ja 25 ainult, mis on küll hea, aga aeg on mööda läinud, et ma ei oska öelda, kas keegi oskab nimetada Euroopa linnasid, kus tehakse arendus ajaloolisse parkides, et eriti tänasel päeval, et võib-olla 20 aastat tagasi see veel normaalsus, aga 20 aastaga on ikkagi Euroopa ja maailm väga palju muutunud, et oskad sa nimetada mõnda linna Euroopas, kus ajaloolise parki tehakse arendust tänasel päeval. Et mina küll ei oska öelda, võib-olla ma ei ole sellist linna. Ja nüüd kui on teist tulemas ja loodan, et võetakse vastu see taastamise määrus Euroopa Liidus, siis seal on tegelikult ka mingi sihtarvud nimetatud, kuivõrd võiks rohealade protsent linnades tõusta, eks ole, et me käime nagu praegu tagurpidi teed, et minu jaoks on see arusaamatu, et miks ehitatakse, planeeritakse ajaloolisse parki. Et ühtepidi jah, et ta on nii palju Eesti, ma ei tea, võib-olla läks kaua olnud, eks, aga meil on tõesti kaitsetud parki ääretult palju Eestis, eks ole, meil oli 1250 mõisa, eks ole, kõigil olid pargid, nõukogude ajal võeti kaitse alla seal 600 neist, üle 200 võeti välja. Et aga see on ainuke unikaalne park, mis on Eesti kultuurilaulast poolt loodud, et on ainuke linnas. Et me ei saa nagu võrrelda täpselt seda parki mingi teiste mõisaparkidega ja samas on väga kummaline, et me nagu parkis hakkame kummardame, me peamegi seda kultuurilu kummardame, aga eestlaste tehtud jätame nagu kõrvale, see on nagu väga kummaline. Ja no ma saan hästi ka riigist aru, et Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium ei algatanud kaitseala loomist, et see oleks tähendanud paari miljonit väljaostmist, eks ole, ja meie looduskaitserahad on aastas 5-6 miljonit ainult. Ja noh, ma mängisin sellele, et jah, see on väärtus on olemas, aga see oleks tore kohalik kaitseala, aga Tartus on meil 3 kohalikku kaitseala, mitte kohalik kaitseala meil ei olegi. Meil on 3 parki kaitseala, riiklik kaitseala, eks ole. Ja kui võrreda näiteks Anatoomiapargi väärtuseid nende rohealadega, mis võeti kaitse alla 2007, siis kui oli Vakra, oli Nõmme linnamaa osa vanem, siis noh, need on nagu ööpäev, seal võeti suvaliselt männitukad kaitse alla ja just nimelt ehitussurve vastu. See oli väga hea, eks ole, aga noh, Tartu on paraku paiselapse osas praegu. Aga just see planeering minu jaoks on ka ta nagu ajale jalgu jäänud, et igati mõistlikult see tühistada ja väärtustada seda kultuuriloolist parki. Aga noh, mina olen lihtsalt sõppe ei leidnud. Aga mina ei ole tegelikult üldse vastu. Ei, me praegu ei sünnist üldse absoluutselt. Ma mõistan nii need ajaloolised kui need keskkonnaväärtused, mida see ala kannab. Aga see olukord, kus Tartu linnavalitsus on väga sarnane sellega, kuidas te kirjeldasite riigiga alumust. Ja tegelikult oleks vaja seda kaitsta, aga kui sa seda kaitsed, siis sul peab olema rahakotis piisava ressurssi selleks kompensatsioon. Ja see on juba selgelt poliitiline vastutus. Poliitikud
vajadusi ja ootusi selle ressursi ümberjagamiseks ongi ju väga palju. Ja see kaalutlusotsus, seda ei saa teha mitte keegi teine kui volikogu, selles mõttes ma... Kõik on õige tähendab jah, et seal ongi need plussid ja miinused, me võime öelda, et ja volikogus ka ma seda kuulanud, eks ole, öeldigi, et me vajame jõukaid maksumaksjaid, mis saab raha juurde, eks ole, maksumaksjate arvelt, kus nende arvelt, aga samas kui me ka vaatame, et kui me teeme sinna arenduse, siis tegelikult lähikonna eramute väärtus väheneb, eks ole, me võime kalkuleerida, kui palju inimeste elu väheneb, eks ole, me võime öelda, kui palju inimelu aasta maksab, eks ole, tegelikult nendes kategooriates hinnaga volikogu räägib, ta räägib lihtsalt, kui palju nad hakkavad ise raha saama. Sellega selles mõttes ma olen väga nõus, et see argument siin ei pade. Juba seetõttu, et kirjeldasid, et see hoonestus tiheduse protsent on 20%. No, see on väga õrehõnes. Sinna tuleb väga vähe maksumaksjad ja see tegelikult selle koha puhul see argument ei pade. Ja minu arvates on see selles mõttes ainult vabandus. See põhiolukord on see, et see maa kuulub kellelegi, kes kui me talle seda maa võtame, siis ta tahab sellest kompensatsiooni. Ja on ükskõik, kas me ta ostame, sundvõõrandame või lihtsalt paneme kaitse peale. Igal juhul see nõuab väga palju ressurssi, sest ta ei saa seda oma õigustatud ootus ehitamiseks teostada. Aga linnaelanikel on õigustatud ootus tervislikule elukeskkonnale ja praegusel ajal osatakse välja arvutada ka parkide väärtust. Nii et võib-olla professorid jätkavad. Parkide väärtust, kui arvutada välja parkide väärtust, siis see ületab selle 2,3 miljonit, mida on välja öelnud Nordecon üsna lambist võetuna. Selle pargi keskkonnaväärtus võib olla kordades suurem, kui see välja arvutada. Keskkonnaministeerium läks lati alt läbi, kui ei jõudnud nende keskkonnaväärtuste objektiivse hindamiseni. Võib-olla Keskkonnaministeeriumi ja linna erinevus ongi see, et Keskkonnaministeerium võtab nagu riigi looduskaitse huvi silmas pidades, aga linna puhul on oluline just see, et on kohaliku kogukonna ja kohaliku elu kvaliteedist vastutavad. Ma olen nagu aru saanud, et meie ülesanne olla see, et kuidagi nagu poliitikutele aidata leida motivatsiooni teha see eelistatud otsus, siis on, et see raha sinna selle olukorra lahendamiseks nagu suunata, et praegu seda motivatsiooni paista piisavalt olema ikkagi, et kõik muud nagu olulised asjad on olulisemad, et oleks vaja nagu kas on see nagu teostatav, et mingisuguse teoreetiliste arvutuste või selliste väidete abil võib see poliitiline sentiment nagu muutuda siis, leitakse, et see on oluline valik tegelikult teha, et jätta see suur sõlm sinna, sest kui me vaatame ju, linn ju tegelikult funktsionaalselt laieneb edasi, veel sinna piiritaagi, et seal ei tule selliseid suuri vanade puude kompleks enam vastu, et see jääbki sellesse piirkonna lõunakeskuse lähedusse ja sellesse linnaossa nagu ainukeseks suureks roheliseks saareks, võib-olla 100-200 aastaks. Et selliseid suuri kohti enam tule juurde. Tegelikult jätkata Irja teemalt, et tegelikult volikogu rääkis rahalistest terminitest ka, et Lainesti tegi ettekande, eks ole, väga ilusalt, et me tegelikult Eestis ei ole hinnanud palju park või pargi hektar nagu rahalist väärtust loove, aga sellised uuringud tehtud Soomes, ta kasutas uuringuid Lahtis ja Espos ja kui nüüd seda väärtust nagu ülekanda Eestisse, umbes analoogses geograafilises piirkonnas, siis seal leiti jah, et iga hektar on umbes seal väärt seal mitukümmend tuhat, tähendab, et tegelikult tollel pargi väärtus on nagu aastas 150 000 midagi, et on see 3 miljonit saab kokku 10-15 aastaga, eks ole, aga see on jällegi mitte sularahas või cash'is, vaid see on lihtsalt see hinnanguline väärtus. Tervishoiu mõju. Tervishoiu mõju kinnisvarale ja nii edasi, et see
see metoodika on olemas. Kinnisvara mõju, see vist ei saa, nagu ei tule tagasi nagu omavalitsusele, aga see, et inimesed terved on ja head maksumaksed, see nagu tuleb linnale nagu tagasi. Just uuendus tehtud ja ma arvan, et see oskab lisada. Ja mul jäi siis slaidile panemata, et kogu see roheebavõrdsuse teema, kui see ära vähendada Eestis, et siis 450 miljonit läks nagu erinevad väliskulud, see tähendab, et üks osa nendest ravikulud, aga osa on sellest ka, et inimesed kauem elavad ja nad on õnnelikumad ja tervemad. See on aastas, jah? See on aastas, jah. Tartu linn, võib-olla umbes 10% sellest maara suurusest. Ja meil on sanaatooriumipargil on jällegi peab arvutama, palju seal neid inimesi on seal lähedal, et tegelikult on see täiesti välja arvutatud. Mina võib-olla ütleks just seda, et seda peab võtama pikemas perspektiivis, mitte seda momenti, kui palju ta sel aastal, palju nüüd on väljendada, aga kui palju ta toob tulevaste aastatega sisse ju rahva tervise, ma räägin ainult rahva tervise aspektist, ma ei räägi looduskaitse, et kui meil on inimesel tervis paraneb või sama, see on ju pikaajaline protsess ja see on iga-aastane niisugune positiivne protsess, et seda peaks just vaatama väga selle pikas perspektiivis seda visiooni nägema, sest see olukord läheb ju halvemaks. Praegu, kui ütleme, see kuumalainete mõju ja tihedus siia kõik, mis tuleb see Ränilinna osa, inimestel pole ju kuhugi minna ja see tähtsus järjest tõuseb ja kui palju sellega ju tuleb iga aasta pikaajaline, et mitte ainult hetkel, nüüd me ei leia neid miljoneid, eks ole, aga 10-20, kui palju eluaastaid juurde tuleb, kui palju haigestumist, stressi vähemaks ja mis see kõik maksab. Et see on ikka nii suur niisugune perspektiivne asi, mida mingil juhul ei tohiks käest ära lasta, on minu arvamus. Ja kindlasti nagu see ütles, et need rohealad tuleb ka vaatama nagu ruumis, et seotud on, eks ole, et mis on nende paiknemine ja nende pindalad, et see on ääretult oluline, et me ei saa nagu väita, nagu Mark Hiiop väitis, et see ainult 1% vähendame linna rohelust, et see ei ole mingi mõju tähendab, eks ole. Et ta samamoodi võib inimesed vaadata, et võtad 1% ära, aga pole kus me võtab, et on näpuga selgroo ära või mingi närvi, eks ole, et siis mõju on väga suur, et siin peab nagu vaatama selle kohapõhiselt ja see kõige hullem kuumasaar on tekkinud Tartus ja Lõunakeskuse ümber ja tuleks väga vajalik ja leevendav roheala, nagu mis kõrval oleks, et see on nii. Kui seni nagu linn ootas, et äkki ikkagi riik leiab endast selle tahte ja otsustab, et see kaitseala võtta, et siis nagu linn oleks vabanenud sellest kulust. Et nüüd, kui riik on ütelnud lõplikult ära, et nemad ei tee sellega, kas see pole nüüd see, et linn võtab selle uuesti nagu poliitiliselt kaalumise alla, et on nagu efektiivne uusi argumente juurde koguda või genereerida ja seda siis poliitikutele anda, et nad saaks teha kaalutlusotsuse nagu paremini. Need on nagu õiged, selles mõttes õiged argumendid, aga mina ei oska nendele vastata, sest see on selgelt on see poliitiline tahe, kuhu suunata ressurssi. Minu arvates on väga raske leida ametkonna sees kedagi, kes ütleks, et on õige seda sanaatooriumiparki hoonestada, sest selge see, et see õige ju ei ole. See on minevikus tehtud valede otsuse tulem, millel on hetkel linnalipid, nagu te ütlesite, 2,3 miljonit. Kas volikogu leiab, et see on piisavalt oluline probleem lahendamiseks ja leiab seda ressurssi või on mõned muud asjad olulisemad, et seda ressurssi ei leia, see on tõepoolest puhtalt volikogu otsus. Need argumendid, mida ilmselt te kuulete, mis kuidagi nagu kaitsevad seda otsuse mitte tegemist, näiteks 1% Mart Hiopi pool või see tulevad maksumaksjad, need on tegelikult selles mõttes vabandused, et nad lihtsalt on selge, et see on väga suur raha Tartu linna jaoks ja väga keeruline seda leida. Ehk siis on võimalik leida ka võib-olla ka argument,
seinaliivi, mis seal on. Selles mõttes ma ei oska nagu sellel teemal midagi rohkem öelda. See, mida ma oskan öelda, on, et me nüüd tegeleme Tartu rohealade kaardistamisega. Me proovime luua tõepoolest mingi süsteemne selline tulevikku vaatav kaart, mis prooviks neid rohealasid selgitada nende väärtus, need rohealasid omavahel mõistlikult uhendada, et tekiks selline terviklik nägemus, sest see on siiani olnud tegemata ja meil on see kavas. Ehk sellise nagu planeerimise tasandil me rohealadega tegeleme. Aga ma siiski tahaks ka natuke kommenteerida seda teie loengu, mis minu jaoks oli väga põnev, eriti see viimane slaid, kus oli see indeks ja kus Tartu paikneb ja seal tegelikult minu jaoks oli väga põnev see, et kuigi Tartu selle peegeldamise indeksiga on tegelikult kõrgel, siis siiski 60% elanikkonnast elab piirkonnas, kus on see madal. 69. Mina... 69. Või 61 oli 79. Ja 60 midagi. Minu jaoks see tegelikult peegeldab seda Tartu olemasolu. Meil on Tartus Anelin, kus elab pool Tartu elanikkonnast. Ja kui on nii suured kaarid, siis see tähendab, et see probleemne koht ongi Anelin. Sest seal meil on väga palju inimesi, kes elab ja see indeks järelikult seal peab olema madalam, kui on soovitada. Üks kindlasti on üks aspekt, mida ma siit võtsin endaga kaasa, et me peame rohkem keskenduda Anelinale just seetõttu, et seal on nii palju inimesi, kellel on ilmselgelt hetkel selles keskmises nagu madalam võimalus nii minna rohealale, kui see rohelisuse kvaliteet on seal madalam. Aga teine, see on pikem kommentaar. Teiega tõite välja, et linnas inimesed rohkem liikuvad seetõttu, et nad ei pea nii palju autot kasutada. Aga see on ka põhjus, miks me ei saa rohealasid ainult suurendada, sest rohealade suurendamisega me tegelikult vahendame inimeste tihedus, kui palju inimesi kuskil elab, suurendame need vahemaad, mida nad peavad läbima ja selle kaudu suurendame liiklus, ka autoliiklus, selle kaudu suurendame mure ja vahendame tegelikult lõpuks inimeste elukvaliteeti. Ehk siin on alati vaja otsida mingi mõistlik tasakaal selle piisava tihedusega ala ja nende roheväärtustega vahel. See on väga selline keeruline tasakaalu otsimine. Ma võin seda Tartu näitel väga ilusti kirjeldada. Meil on see kõige suurem protsess, mis nüüd hetkel käib, on see valglinastumine, et inimesed, kes kolivad ennast linnast välja, nende olukord tihti paraneb, nad on rohkem looduse. Sellepärast nad sinna lähevad. Aga nemad palju rohkem kasutavad sõiduautot selleks, et saada kesklinna või linna, kus on nende töökohad, kus on koolid, kus on muud teenused ja nemad omakorda halvendavad elukvaliteeti, nende inimeste elukvaliteeti, kes kesklinnas elavad. Ehk see ongi tegelikult linnaplaneerimise see kõige keerulisem punkt, et neid vajalikke aspekte, mida sa pead omavahel kaaluma, on väga palju. Need on kõik ükshaaval väga olulised, aga alati on vaja leida seda tasakaalu nende erinevate vajalustega. Ega me jõuamegi sinna loosungile, et me peame rohkem linnaruumi tihendama, eks ole, aga alati küsimus mille arvelt. Kindlasti me peaks tegema rohealade arvelt, et võime ka vanade majade arvelt või jätmade arvelt teha. See on küsimus, et mis selle, mida me tihendame. Ma olen sellega vägagi nõus. Alati, kui on
suuremad arendused on planeeritud Katlamaja asemele, terve see sadamapiirkond, farmivabriik, Pikk ja Raatuse nurk. Need on kõik tegelikult vanasti hoonestatud alad. Ja kindlasti tuleb ka teemaks nagu paljud Euroopa Liidus see lammutamine ikkagi tähendab, kui ei ole mingisugune, ei ole ajalooline kvartal, eks ole, lihtsalt mingisugune kartmaja 80 asendame moodsalt tihedamini. Jah. See raskus on, et kui meil on tihtipeale majadel nagu hästi palju omanikke, Euroopa maades on see, et on üks suur omanik ja siis on üürihinnad, siis on tal lihtsam kõik nagu need korteri omanikud sisuliselt nagu kokku leppima, et nüüd ammutame oma maja ära. See on väga probleem, et kui Saksamaal on 8% elanikes elab üürimajades ja korterit, et meil on ainult 20%, et omanik on proovib, nii nagu siin sanatooriumi pargi puhul tuleb peale, see on keerukam, aga see on ka üks võimalus. Tahtsin juurde küsida, et missuguste meetodiga neid rohealasid linna poolt kaardistama hakatakse? Me juba hakkasime, see ei ole päris minu spetsialiteet, sellega tegeleb minu kolleeg Tiiu ruumiloome osakonnast ja me sisuliselt kanname neid hetkel nende elektrooniliste kaardidele, et iga sellel rohealal oleks oma piir ja nimetus. Kui kaugele ta on jõudnud ja millal see valmib, ma täpselt ei tea, aga hetkel tõepoolest käib sellise nende rohealade kaardistus. Kui see on midagi, mis teile pakub huvi, siis ma kindlasti räägin oma kolleegidega, võiks järgmisel korral, kui teil on selline kogusaamine, siis võiks seda protsessi siin tutvustada. Lihtsalt hetkel mul ei ole nagu piisavalt seda detailset informatsiooni. Lisaks nendele piiridele, mis on mingid piirid praegu olemas, et alati tuleks vaadata seda funktsionaalsust või tegevusi ja üks aspekti iga rohealal või struktuuri või selle palju karakteristikuid, mis iganes nimetada. Ma tõepoolest vabandan, ma neid detaile nii palju ei tea, see ei ole minu ülesanne, aga minu hinnangul nende rohealade puhul ka kaarditatakse, mis sorti haljastus seal on, millises ulatuses, et see on natuke detailsem. Aga tõepoolest, me tegeleme osakonnas nii palju erinevate asjadega, et see ei ole nagu... Mul on ka üks küsimus seoses rohealadega, et ma olen uurinud väga kaarti, ma elan Annelinnasse ja muidugi 3 aastat olen nüüd Tartu linna elanik. Ja ma olen väga tunnen huvi selle vastu ja vaatan, et meil seal Annelinna suured murualad on kõik rohealadena märgitud, aga tegelikult seal peale muru midagi ei ole. Et kas te siis nüüd süstematiseerite need rohealad siis kuidagi ära, sest see, kus on muru, mida niidetakse ja põuastel suvedel niideti ka siis, kui seal midagi ei olnud, tolm lendas, et kas siis sõnaga kuidagi teisiti need kaardistate, mis nendega siis tehakse? Et neid on ikka täiesti suuri seal. Ja kas need on siis üldse rohealad või mis nad siis on? Annelinnas suur osa kruntidest on eraldatud nende kortermajade. Ma tean seda. Et see on väga keeruline. Ei, seda ma kõike tean, aga seal on ka neid, mis on linna. Minu osakond juba mitu aastat püüab seda uuelikset niitmist vahendada. Aga see on jälle, me nüüd rääkisime sellest 20 aastat tagusest planeerimise kogemusest. Selle 20 aasta jooksul tõepoolest ühiskond on niivõrd arenenud, et tõepoolest sinna sanatooriumi parki vaikselt üksikelamu planeerida tundub kõikidele jabur. Aga samamoodi on tegelikult selle niitmisega, et ühiskond on alles vaikselt jõudmas selleni, et meil ei ole vaja igal pool nullini niidetud muru, et see ei ole lohakuse näitaja, aga see on näitaja, et me hoolitseme sellest keskkonnast. Ma tean, et alati on 2 teema, mis inimeste seas alati tekitavad väga suured emotsioonid. Üks on kõik, mis on seotud autoliiklusega ja selle piiramisega ja teine on kõik, mis on seotud niitmisega. Need on teemad, kus piisab mingis pisikeses postituses Facebookis ja kohe tekib
need on väga emotsionaalsed teemad ja mõlemad need näitavad, et me peame veel ühiskonnas tervikuna jõudma mingi teiste arusaamadeni, ehk see võtab veel aega. Aga siia juurde on küsimus, et kas linnavalitsus teeb koostööd ka nende korteriühistute, need esimehed. Jah, et nendega ja neid koolitatakse, sellepärast ma olen mitu korda kirjutanud sinna, et ei ole vaja niita ja miks te niidate, nemad ikka niidavad. Ja siis linnavalitsus kirjutasin ka korra kirja, nii et ma olen nagu väga mures selle asja pärast, aga midagi ei ole paranenud siia. Koolitusprogramm ühistutele, jah? Et ühistutega koostööd rohkem. Seda tööd, mida te teete, on väga vajalik. See on just see, et kui me pidevalt pöörame tähelepanu mingile käitumismustrile, siis ta ühel hetkel hakkab muutuma. Mina tunnen tegelikult, et on järjest rohkem inimesi, kes tegelikult väärtustavad, kui ei ole kõik niidetud nulliks. Aga siiski mul on tunne, et siiski sellise keskmise Tartu elanike ootus on tõepoolest see, et igal pool oleks kõik korras ja nende jaoks korras lahendab, et seal tõepoolest iga nädala või 2 nädala tagant see nõudu käib. Paraku nii on, aga me jõuame sinna, ma olen kindel, et me mõni aastaga jõuame selle arusaamiseni. See on väga oluline, et just instrueerida neid, kes liidavad, et jällegi Maaülikooli näitel me olime väga progressiivsed 5 aastat tagasi, 6 aastat tagasi, kui istutati Tulbi meri ja räägiti nagu, ei rääkimata selle niitjale tähendab, meil on Tulbid istutatud ja niitis kõik maha. See on. Ja see on niisugune ja kindlasti peab jääma liitmine ja peab olema siis tegelikult liitmata alasid, et ega see on mingi kompromiss leida, kui palju ühte või teist. Erinevates kohtades on erinevad ootused, see on selle. Ma paljud ikkagi mida, aga mujal vaatame. Enne siia tulekut võtsin ma korraks lahti Tartu maakasutuse struktuuri. Ja kui Tartu linnas on maad praegu kokku 15 403 hektarit, siis selle ametliku maakasutuse struktuuri järgi on parke ja haiasalasid ainult 361 hektarit. See on nüüd üks mõtlemise koht. Teine mõtlemise koht on see, et kas tõesti on õigustatud see, et 3 parki on samaaegselt nagu mahavõtmisele määratud. Keskpark, Holmipark ja Sanatooriumipargi kõige väärtuslikum osa, sest selle pargi loojad olid ühtlasi Eesti rahvusliku identiteedi rajajad ja kandjad. Ja mitte ainult Eestis, vaid viisid selle ka Euroopasse ja maailma, nii Oskar Kallas kui Aino Kallas ja teadusesse Alexander Eisenschmidt. See on selle park ja sügav taust. Aga siis veel sellest samast keskkonnakomisjoni liikme toolil istumisest tõepoolest tuleb välja päris suuri kurioosumeid. Sinivõrgustiku kohta tulid linnavalitsuse ametnikud sinna esitlema ja oli nimekiri Tartu veekogudest, sinivõrgustikust. Istume seal laua taga ja vaatame, aga sealt puudub täiesti olulisi ojasid, mis on olemas, seal puudub tiike, mis on olemas. Näiteks laua taga minu kõrval istub elektriinsener ja ta ütleb, aga kus on botaanikaaia tiik? Ja see linnavalitsuse ametnik, kes istub seal laua taga, kes tuli seda uuringut esitlema, ütleb, aga see asub ju botaanikaajas. Kus imekohas see botaanikaaed asub, kui mitte Tartu linnas. Nii et niisugune asi. Järgmine 7. veebruari volikogu koosolekust. Raimond Tamm, abilinnapea, tuleb sinna ja esitleb mürakaarti.
ja sellel mürakaardil on ka Tartu parkide loetelu. Selles loetelus on esimesel kohal sanatooriumipark, millest me ka siin praegu räägime, ja see sanatooriumipark ei ole mitte selles füüsilises suuruses, mis ta praegu on, ta ju eksisteerib, vaid kolmandiku võrra vähendatud suuruses. No, tahaks öelda, et tule taevas appi. Selle asemel, et esitada sisuline analüüs, kaalutlusi selle säilitamise ja mahavõtmise poolt, tuuakse lauale täiesti puudulikud eksitavad andmed. Seesama mürauuring läheb esmaspäevas avalikule väljapanekule. Minu ettepanek on ja üleskutse, kõik lugege seda, vaadake seda ja võtke tõepoolest sõna. See sanatooriumipark on ju vaikne ala 2 suure kliiniku vahel, millel on tohutu kliimamuutuste negatiivsete mõjude surve. Jah, kliimaseadust ei ole veel vastu võetud. Jah, Euroopa rohealade säilitamise määrust ei ole Euroopa triloogis veel allkirjastatud. See allkiri tuleb sinna ja võtame neid keskkonnatervise aspekte arvesse. Mis vajab? Kliinikud, tundlik kliinik, psühhoneuroloogia kliinik ja selle ümber tahetakse park maha võtta. Nii et on see hetk, kus park on veel alles ja on vajalik sõna võtta ja kui 1200 allkirja petitsioonile, mis said üle antud linnavolikogule ja linnapea ütles, jah, ma saan neid sealt kätte, ei soovinud kohtuda Looduskaitse Seltsi delegatsiooniga, siis tuleb algatada uus petitsioon või rahvaalgatus ja ilmselt siis koguda mitte 1000 allkirja, vaid 10 000 allkirja ja võib-olla umbusalduseni jõuda. Praegu, kus need pargid on alles, on õige hoida, sest see on odavam kui taastama hakata. Ja kui Euroopa Liidu määrus tuleb, siis see ütleb ka selgelt, et linnakeskkonnas rohealasid ei vähendata. Aga Tartus on praegu 3 suurt parki on kadumas. Neist üks on erilise väärtusega ja see on see sanatooriumipark. See on ajalooline park. Ja 1998 tegi volikogu otsuse, et ajaloolistesse parkidesse ei ehitata. Ja 2005 juba oli see unustatud ja nüüd muudkui jahutakse edasi, et ehitame ja ehitame. Ehitamiseks on Tartu linnas maid, on võimalusi, aga mitte ajaloolisesse parki ja kõige väärtuslikumasse parki. Jah, meil on kaitse all Raadipark, mõisapark, meil on kaitse all Karlova park, väga väike park, aga ka mõisapark. Meil on kaitse all Toomemägi. See on täiesti eriline, sest selle rajamise ja eestseismise ja alleshoidmise eest on väljas ülikool. Ja vaat praegu peaks olema see koht, kus Maaülikool ja Tartu Ülikool panevad seljad kokku ja ütlevad, et niiviisi ei saa. Kui ma lugesin hiljuti teadet, et üks Tartu Ülikooli osakondadest kolib peagi Toomemäele rekonstrueeritavasse vanasse tibapillukesse majja, siis kas ei oleks üks võimalus kaaluda ka seda, et mingi Tartu Ülikooli osakond võiks kolida ka näiteks Kallaste majja ja seal oleks väga esinduslikud ruumid. See on üks võimalus. Üks võimalus on Karoliina Sireli poolt välja pakutud. Üks võimalus on 2018 välja pakutud Soome kultuuriseltside poolt. 3 Soome kultuuriseltsi
pöördusid suursaadiku kaudu Eesti suursaadiku poole, sealt tuli see Eestisse, sealt tuli see Tartu linna. Rekonstrueerime koos selle Kallase maja, Soome ja Eesti riik. Ja Tartu linn oskas ka selle, kuidas öelda, korstnasse kirjutada. Soomlased tulevad siia appi hea meelega, aga jah, see vajab avalikku kasutust. Nad ei tule siia Nordeconi maale ehitama ega Kallaste maja rekonstrueerima. Nad tulevad siia, kui see saab linnamaa. Ja ma olen väga tänulik, et linnaarhitekt kuulab siin meid ja mõtleb kaasa ja et siin on Maaülikooli ja Tartu Ülikooli professorid, nii et see on mõtlemise koht ja see on tegutsemise koht, sest see park on veel alles. No nii ongi. Te teete õigeid asja selleks, et volikogule surve avaldada. Seda ma juba mitu korda ütlesin, see on selgelt poliitiline otsus ja minu arvates siin ei ole vaja enam seda. Ma natuke kommenteeriksin need ülejäänud kaks, sest sellest me veel ei ole rääkinud. Me ei ole rääkinud olulist, me ei ole rääkinud keskkonnaparkist. Need ei ole võrdsed, sest need ei ole äärmused arvud. Ja ma hiljuti käisin umbes sama vaariga seltskonna ees. Ja seal me rääkisime pikalt selle põhjal, kuidas Tartu nägi ennem teist maailmasõda. Nendel oli need ilusad raamatud, kus on need vanad hooned vanas Tartus. Ja nemad olid sama veendunud, nagu teie olete, et seda kadunud Tartu tuleb taastada. Nendel on ka õigus, samamoodi nagu teil on õigus. Minu linnaarhitekti rool on nende õiguste vahel otsida seda õiget tasakaalu. Ja mina olen tõepoolest veendunud, et Tartu keskkondsele ajaliselt väga kurva staatused on osaliselt kadunud, aga meil on vaja ta osaliselt taastada. Mitte niimoodi, nagu ta varem oli, mitte sellest ulatuses, aga kesklinna on vaja tihendada osaliselt tundlikult hea arhitektuuriga. Miks? Selleks, et Tartu kesklinn ei oleks järjest rohkem lõunakeskus, et meil oleks kesklinnas pakkuda midagi, mis sinna meelitab inimesi. Ehk minu jaoks need näited ei ole võrdsed, ühel pool on selge, et see on tegelikult praegu, ühiskonna praeguste arusaamade juures on see selgelt nagu halb olukord, lihtsalt tal on oma hinnalipik ja selleks, et seda ressurssi leida on vaja avalik surve. Nende teiste puhul minu hinnangul on see teema palju komplekssem ja palju keerulisem. Aga mina tänan teid. Hansaro, ilusa vastuvõtmist. Ja eelmine aasta, kui meil oli aasta koosolek Tallinna Tehnikaülikoolis, siis me valisime kaks auliiget Eesti Looduskaitse Seltsile, aga kahjuks oli Andrekul kirjaviga. Nüüd on see kirjaviga ära parandatud ja kirja on saanud õige nime siia, et tänukirja need näitasime üle. Suur tänu, et annan üle ka selle Andrekul hiljem. Postid ja et saaksid kindlasti koju